Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna sooviksin ma uuesti rääkida ühest väga olulisest teemast, mis seondub kõikide räägitud teemadega ja see on järelkohtumised. Ehk siis edasised kontaktivõtud. See on üks olulisemaid õppetunde, mida mina olen õppinud, sest et järelkohtumised on ainuke põhjus, miks tegelikult inimesega üldse kohtuda. Ja kuidas siis oma äri kasvatada. Kõige olulisem on panna järgmine kohtumine, järgmine event, järgmine esitlus, järgmine kõne, alati leppida kokku, millal me uuesti ühendust võtame. Sellisel juhul, kui sul on järgmine kohtumine kokku lepitud, siis sa ei pea muretsema sellepärast, et sa pead kohe esimene kord näiteks müügiinimestel close ima või selle konkreetse müügi pärast või sest sa alati lepid kokku järgmise kohtumise. Järgmise kõne, saad kohvilauas, räägid neile oma kompensatsiooniplaanist, räägid neile sellest, millised küsimused neile tekkisid, püüad nende küsimustele vastata, kui nad on oma abikaasaga rääkinud, millest nad rääkisid, mis küsimused siis tekkisid, võib-olla nad tulevad koos abikaasaga järgmisele kohtumisele, mis mõtted neil tekkisid, mida nad on vahepeal kuulnud. Et tähtis on see, et sa ei lase selle kogemusel langeda ja kohtud võimalikult ruttu. See tähendab siis vähemalt 48 tunni jooksul saad inimesega uuesti kokku, kohtud ja siis räägid edasi. Ja isegi siis, kui sa oled inimesega 2 korda juba kohtunud või 3. korda, sa ikka lepid järgmise kohtumise. Loomulikult ei saa seda peale sundida, aga iga kohtumine on samm edasi ja loomulikult ka siis, kui inimene on juba sinu meeskonnaga liitunud, sinu äriga liitunud. Ära unusta seda, et sa pead inimesega kohe kokku leppima järgmise kohtumise ja panema paika tema eesmärgid. Sa pead aitama tal koostada oma nimekirja. Sa pead aitama koos teha esimesi kõnesi, aitama tal koos teha esimesi kohtumisi ja alati õpeta ka oma esimesele inimesele, et tee alati teine kohtumine, 3. kohtumine, et alati leppida kokku järgmine kohtumine. Sest amatöörid räägivad, teevad palju tööd, raiskavad palju aega ja räägivad ainult 1 kord. Nad räägivad oma jutu ära, kõik on võib-olla tore, inimene on isegi võib-olla vaimustatud, aga nad ei lepi kokku järgmist kohtumist. Sest et tagantjärgi, näiteks nädala pärast seda kohtumist kokku leppida on juba poole raskem. Ma kuulsin seda, inimene on näinud, lugenud, mida iganes, talle on räägitud, sõber rääkis, mis iganes. Kunagi ei tea, aga kui sul on järgmine kohtumine, siis see on kindel. Loomulikult on alati võimalik, et ta jätab selle järgmise kohtumise ära, aga alati on võimalik inimesele selgitada, et selge, ma saan aru, et sa ei ole huvitatud või mis iganes infot sa vahepeal said, aga minul oleks väga hea, kui ma saaksin sinuga kokku, ma saaksin teada, mis infot sa vahepeal said, mis on see põhjus. Saame kokku. Nagu me kokku leppisime, kohtume ikkagi kas või 10 minutiks anna mulle teada, kas ma saan äkki tulla autoga lähemale. Ühesõnaga, uuri välja see ja tee järgmine kohtumine, sest järgmine kohtumine on väga oluline. Ja kui sa jätad selle kohe kokku leppimata, siis tagantjärgi on väga raske uut kohtumist leida. Loomulikult on see võimalik, aga see on olulisemalt raske, kui leppida esimese kohtumise lõppedes kokku juba järgmine aeg. Võta nüüd välja sina oma kalender, ma võtan oma kalendri välja, vaatame koos üle, millal meile sobiks ja paneme kirja järgmise kohtumise. Sest et järgmine kohtumine ei pea enam olema näiteks pooletunnine, mis iganes, kui pikk su esimene kohtumine, see võib olla vabalt veerand tundi, 10 minutit. Tähtis on, et see teine kohtumine leiaks aset. Ja paljudel inimestel kulub võib-olla selle arusaamiseks aastaid, et saada aru sellest olulisest asjast, et järgmise kohtumise kokkuleppimine on tegelikult väga kriitiline.
ja võta seda õpetust väga tõsiselt ja hakka seda ka kohe kasutama. Minu soov sulle on, et sinagi sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervele maailmale. Aitäh!